Kujuta ette laevu, mis suudavad vedada tuhandeid tonne naftat, terast ja muid tohutuid lasti. On ka kruiisilaevu, mis näevad välja nagu ujuvad linnad keset merd ja spetsiaalselt ehitatud laevu, mis suudavad tõsta terveid naftaplatvorme nagu hiiglaslikud kraanad vee peal. Aga küsimus on, kuidas need suudavad püsida stabiilsena isegi kõige ohtlikemates vetes. Aga enne seda palun pange like ja tellige kanal. See tähendab meile sisuloojatele palju. Suur aitäh teile. Ja nüüd alustame. Number 15. The Pioneering Spirit. Pioneering Spirit on laev, mis erineb kõigist teistest veesõidukitest. See ei ole nagu tavalised laevad, mida me näeme, mis on mõeldud õli või tavalise kauba vedamiseks. Selle asemel on see tehtud palju erilisemaks ülesandeks, mida teised ei suuda täita. Selle eesmärk on tõsta ja eemaldada tohutuid platvorme merel ning samal ajal paigaldada ka väga pikki torujuhtmeid merepõhja. Kui mõõta selle laeva suurust, võib öelda, et see on erakordselt lai ja erakordselt pikk. Selle pikkus ulatub üle 382 meetri, samas kui laius on 124 meetrit. Võrreldes on see laiem kui Ameerika jalgpalliväljak ja veelgi suurem kui 2 Boeing 747 tiiva ühendatud ulatus. Seetõttu võib öelda, et see on üks kõige laiematest laevadest, mis eales ehitatud. See valmis 2016 aastal Lõuna-Koreas ja sellest ajast alates on seda kasutatud väga suurte mereprojektide jaoks. Kuid see laev ei ole ehitatud ainult selleks, et näidata oma suurust ja mõõtmeid. See on loodud väga haruldase eesmärgi jaoks. Ja see eesmärk on eemaldada kogu naftaplatvormi ülemine osa merelt ja tõsta see pargasele või kohta, kus seda saab lammutada. Töö, mis varem vajas palju kraanasid ja sadu töötajaid mitmeks kuuks, saab see laev nüüd tehtud üheainsa liigutusega. Tänu sellele vähenevad oluliselt kulud, aeg ja vaev vanade merel kasutatavate platvormide eemaldamisel. Ja see ei suuda mitte ainult platvorme eemaldada. See suudab ka tohutuid pealisehitisi õigesse asendisse paigutada. Seega on see nagu hiiglaslik kraana, mis hõljub vee peal. Kuid erinevus seisneb selles, et selle tõstevõime on palju suurem kui ühelgi merel ehitatud kraanal. Täisvõimsusel suudab see tõsta kuni 48 000 tonni. Kui mõelda, siis see on peaaegu sama raske kui 5 Eiffeli torni korraga tõsta. Midagi, mida ükski teine laev pole kunagi suutnud teha. Kuidas see siis sellist tõstmist suudab teha? Saladus peitub selle disainis. Sellel on 2 laevakere vahel tühimik ehk ava. Siia mahub õliplatvorm ja kasutatakse kaasaegseid hüdraulikasüsteeme ning arvutiga juhitavaid pinguteid. See tõstab samaaegselt tohutut konstruktsiooni. Isegi kui lained on tugevad ja meri on karm, suudab see töö ühe kiire ja sujuva liigutusega ära teha. Number 14. TI-klassi supertankerid. TI-klassi kuulub 4 hiiglaslikku naftatankerit. Niid on TI Afrika, TI Asia, TI Europe ja TI Oceania. Need ehitati Lõuna-Koreas aastatel 2002-2003 Daewoo Shipbuilding and Marine Engineeringu poolt Hellespont Groupi jaoks. Alguses olid neil teised nimed. Hellespont Alhambra, Hellespont Metropolis, Hellespont Fairfax ja Hellespont Tara. Mõne aasta pärast müüdi need maha ja neile anti uued nimed TI osana. Need laevad kuuluvad Ultra Large Crude Carrier ehk ULCC kategooriasse. Iga üks neist on 380 meetrit pikk ja 68 meetrit lai. Nende kaal ehk kandevõime, deadweight tonnage, ulatub 441 000 tonnini. Oma suuruse tõttu suudavad neid vastu võtta vaid vähesed sadamad kogu maailmas. Kui need on täislastis, ulatub nende süvis vees 80 jalani, mistõttu nad ei saa läbida ei Suessi ega Panama kanalit. Selle asemel liiguvad nad üle avamere, Aasiasse või Euroopasse Pärsia lahest. Iga laev suudab ühe reisi jooksul vedada üle 3 miljoni barreli naftat. See vastab peaaegu 1 päeva naftatootmisele suures naftat tootlas riigis nagu Kuveit või Araabia Ühendemiraadid. Kuigi need on väga suured, tagatakse ka ohutus.
igal laeval on topeltkere, et vältida nafta lekkimist. Neil on ka inertgaasisüsteem, kaasaegsed navigatsiooniseadmed ja võimsad pumbad, mis suudavad lühikese ajaga üle kanda tohutul hulgal naftabarreleid. Nende laevade mootor on tohutu diiselmootor, mille võimsus ületab 50 000 hobujõudu. See paneb pöörlema hiiglasliku propelleri, mis annab laevale kiiruseks umbes 16 sõlme, kui see on täis, ja 17 sõlme, kui see on tühi. Neid ei kasutata ainult transpordiks. Kui nafta hind on kõrge või ladustamisvõimalusi napib, muutuvad nad oluliseks ujuvaks laoks. Seetõttu muudeti 3 neist ujuvaks ladustamis- ja lossimisseadmeks ehk FSO-ks, mis seisavad merel paigal ning toimivad lao- ja ülekandepunktina. Number 13. Emma Mersk. Aastal 2006 tutvustati Emma Merski laeva, mis sai võimekuse muutuste sümboliks. Laev on peaaegu 397 meetrit pikk ja 56 meetrit lai. Selle kaal on üle 156 000 tonni ja see suudab vedada rohkem kui 15 000 konteinerit. Kui kaugelt vaadata, näeb see välja nagu väga kõrge hoone, mis ujub merel, sest konteinerid on tekil kuni 8 tasemel üksteise otsas ja palju on ka allpool. Sellel on väga võimas mootor, mis suudab toota üle 80 000 ehk rohkem kui 109 000 hobujõu. Laev suudab liikuda kiirusega 25 sõlme, mis on sellise hiiglasliku veesõiduki jaoks juba väga kiire. Sellel on ka süsteem, mis võtab mootori suitsust soojust ja muudab selle lisajõuks. Selle abil väheneb kütuse kulu kuni 12% võrreldes vanemate laevadega. Kui see on täis lasti, vajub see 16 meetri sügavusele. Seetõttu vajab see erilist ja tugevat sadamat. Selle tekk on peaaegu sama suur kui 4 jalgpalliväljakut. Konteinerite suuruse tõttu kasutavad sadamas olevad inimesed lifti või pikki treppe, et jõuda alumistele osadele. Samal ajal, hoolimata laeva tohutust suurusest, on vaja vaid väheseid meeskonnaliikmeid. Tavaliselt töötab sellel ainult 13 kuni 20 inimest, olenevalt reisist. See on tingitud kaasaegsest automatiseerimis- ja navigatsioonisüsteemist, mis on laeval olemas. Sellel on ka varustus, mis tagab ohutuse mereohtude eest. Tänapäeval on olemas veelgi suuremad ja kaasaegsemad laevad, kuid Emma Mersk jääb endiselt üheks tähtsaimaks laevaks kaubanduse ajaloos. Number 12. Royal Caribbeani Wonder of the Seas. Kujuta ette laeva, mis on nagu ujuv linn keset merd. See on Wonder of the Seas, üks maailma suurimaid kruiisilaevu. Selle pikkus on 1185 jalga, kõrgus 288 jalga ja laius 210 jalga. Selle hinnanguline kaal on üle 236 000 brutotonni. See suudab mahutada peaaegu 7000 reisijat ja üle 2300 meeskonnaliikme. Kui need kokku liita, on pardal üle 9200 inimese, justkui väike linn keset ookeani. See ehitati Prantsusmaal ja alustas reise 2022 aastal. Sellel on 18 tekki, mis on täis erinevaid rajatisi. Laevas on 8 eri teemaplatsiga ala. Üks neist on Central Park, kus on üle 20 000 taime. Samuti on seal promenaad, karusselli ja söögikohtadega. Seal on ka eraldi osa, kus on oma bassein ja söögikohad erikülalistele. Sees olles tunned end tõesti nagu kuurordis. Seal on teatrid, veepark, 2 surfisimulaatorit, uisuväli, 10-korruseline kuiv liumägi, laserlahing, põgenemistuba ning üle 20 restorani ja baari. Kui sa seda kaugelt vaatad, näeb see välja nagu hiiglaslik pulmatort merel. Aga kui sa juba sees oled, tunned end nagu luksuslikul puhkusel. Seda käitab 6 suurt mootorit, mis suudavad toota üle 96 000 kilovatti võimsust. 3 propulsiooniseadet lükkavad laeva edasi, võimaldades sellel sujuvalt liikuda, olenemata selle suurusest. Sellel on ka süsteem, mis kasutab GPS-i, et püsida ühes kohas ilma ankrut kasutamata. Number 11. CMA CGM Jacques Sade. CMA CGM Jacques Sade on tohutu suur konteinerlaev. Erinevalt teistest ei kasuta see tavalist õli, vaid veeldatud maagaasi ehk LNG-d. See ehitati 2020 aastal ja nimetati ettevõtte asutaja Jacques Sade järgi.
selle suurus on tõesti muljetavaldav. Pikkus on 400 meetrit, peaaegu sama pikk kui 4 jalgpalliväljakut. Laius on 61 meetrit ja kaal ulatub 236 000 tonnini. See suudab vedada üle 23 000 konteineri, mida nimetatakse TEU-deks. Enamik suuri laevu kasutab raskekütust või meredieslit. Aga sellel laeval on spetsiaalne paak, mis on väga külm, kuni -160 °C järgi maagaasi jaoks. Selle tõttu on selle väljalaskegaasid puhtamad. Vääveldioksiidi saaste vähenes peaaegu 99%, suitsust pärineva tolmu 91% ja süsinikdioksiidi 20% võrreldes tavalise laevaga. Sellel on mootor, mis võib kasutada nii LNG-d kui ka tavalist bensiini, kuid peamine kütus on siiski LNG. Kui last on täis, vajub see vees peaaegu 16 meetri sügavusele. Seetõttu peab see dokkima sügavates sadamates. Mõned sadamad nagu Rotterdamis, Hamburgis ja Singapuris on uuendatud, et selliseid suuri laevu vastu võtta. Kui vaadata ülalt, näeb laev välja nagu suur terasest kast, mis on täis tuhandeid värvilisi konteinereid, mis on ühtlaselt ritta seatud. See on peaaegu sama lai kui mõned kruiisilaevad. USS Gerald R. Ford on Ameerika Ühendriikide poolt ehitatud tohutu sõjalaev. See on kõige raskem ja kõige arenenum lennukikandja, mis eales on ehitatud. See võeti ametlikult Ameerika Ühendriikide mereväe koosseisu 2017 aastal. Selle kaal ulatub peaaegu 100 000 tonnini. Pikkus on üle 337 meetri ja lennuteki laius on 78 meetrit. Võrreldes on see isegi pikem kui Eiffeli torn ja sama lai kui Olümpiastaadion. See on esimene Gerald R. Fordi klassi laev, mis asendas vanad Nimitzi klassi laevad. Oma suuruse tõttu suudab see palju vedada. See mahutab üle 75 lennuki. Siia kuuluvad F-18 Super Hornet, E-2D Hawkeye, MH-60 helikopterid ja F-35C Lightning II. 2 A1B tuumareaktorit varustavad seda elektriga. See on peaaegu 3 korda võimsam kui vanad lennukikandjad. Tänu sellele suudab see sõita üle 20 aasta ilma tankimata. Samal ajal kasutab see 4 elektromagnetilist lennuki stardisüsteemi ehk EMAL-i lennukite õhkutõusuks. See on moodsam kui valaauru katapult. Sellel on ka täiustatud pidurdusseade, mis aitab lennukitel ohutult maanduda. Siia on paigaldatud üle 23 uue tehnoloogia. Nende hulka kuuluvad kaasaegsem radar, elektroonikasüsteemid ja automatiseerimine, mis on vähendanud personali arvu peaaegu 600 võrra võrreldes varasemate lennukikandjatega. Ja kuigi laev on väga suur, on see loodud olema tõhus. Sellel on 2 sagedusalaga radar, madala märgatavusega kerekujundus ja väiksem pealisehitis, et lennutekil oleks rohkem ruumi. Relvade ja varuosade liftid on samuti elektromagnetilised, seega kiiremad ja vastupidavamad. Number 9, HMM Algeciras 2020. Aastal lasti vette HMM Algeciras. See on suur edusümbol Lõuna-Korea laevaehitustööstusele. See laev on väga suur. Selle pikkus on peaaegu 400 meetrit ehk üle 1300 jala ja laius on 61 meetrit ehk 200 jalga. See suudab vedada kuni 23 964 konteinerit, mida nimetatakse TEU-deks. Selle käigulaskmise ajal oli see esimene laev, mis ületas 23 000 TEU piiri. Selle ehitas Okpos Lõuna-Koreas Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. See on osa 12 hiigellaevast, mis ehitati erinevate riikide kasvava kaubandusvajaduse rahuldamiseks. Kui see on täislastis, ulatub selle kaal üle 228 000 brutotonni. Tänu oma tohutule suurusele vajab see 16,5 meetri ehk 54 jala sügavust vett. Sellega seoses töötab see võimsa kütusesäästliku mootoriga. See on loodud pikkadeks reisideks Aasia ja Euroopa vahel. Tavaliselt on selle kiirus 22 sõlme, kuid seda saab ka aeglustada, et kütust säästa. Sellel on kasutusel tehnoloogia, mis vähendab suitsu ja vastab 2020 aastal kehtima hakanud uutele väävliheitmete nõuetele. Lisaks sellel on HMM Algecirase disain kohandatud nii, et energia kasutamine oleks tõhusam ja mõju keskkonnale väiksem.
sellel on energiamonitooringu süsteem, ballastvee puhastussüsteem ja spetsiaalne laevapõhja värv, mis muudab laeva merel libedamaks ning aitab kütust säästa. Number 8, P&O. Laev Iona kuulub P&O Cruisesile. See ehitati Saksamaal ja valmis 2020 aastal. See on üks suurimaid kruiisilaevu, mis on ehitatud Briti turu jaoks. Seega on see tõesti väga suur ja muljetavaldav. Selle pikkus on 344,5 meetrit ehk peaaegu 1130 jalga ning laius 42 meetrit ehk 138 jalga. Selle kaal on 184 000 brutotonni, see mahutab üle 5200 reisija ja rohkem kui 1800 meeskonnaliiget. Sellel on ka 18 tekki, mis on täis erinevaid rajatisi. Iona ei uhkusta mitte ainult oma suurusega, vaid seda käitab ka veeldatud maagaas ehk LNG, mis on puhtam kui tavaline laevakütus. Tänu sellele eraldab see vähem suitsu ja saastet. Sellise kütuse kasutamine on samm puhtama merereisi suunas. Laeva sees on tunne, nagu astuksid suurde linna. Seal on üle 30 söögikoha ja baari, 4 ujulat suur aatrium vaatega ookeanile ning ainulaadne taevakuppel. Päevakuppelil on suur klaasist katus. Päeval on see koht, kus saab basseinis ujuda ja õhtul muutub see lavaks valgus, muusika ja tantsuetenduste jaoks. Seal on ka vaikne koht, näiteks spa, neile, kes soovivad puhata. Neile, kes armastavad lõbutseda, on olemas erinevad restoranid ja baarid. Seal on ka palju rõduga kajuteid, nii et rohkematel reisijatel on oma toast vaade merele. MV Black Marlin on üks maailma suurimaid laevu, millel on ainulaadne disain. See on poolsukeldatav raske veolaev, mis on loodud vedama väga suuri veoseid nagu naftaplatvormid, suured sõjalaevad ja isegi teisi laevu. See ehitati esmakordselt 1999 aastal Taiwanis ja on siiani üks erakordsemaid laevu, mis kunagi loodud. See ei näe välja nagu tavaline laev, sest ta suudab kogu teki vee alla uputada. Kui see vajub, saab teki peale laadida väga suuri kaupu. Seejärel tõuseb laev taas pinnale ja suudab oma peal olevat konstruktsiooni transportida. Seda protsessi nimetatakse float-on-float-off süsteemiks ja just sellele tugineb Black Marlini erakordne võimekus. Kuid suuruse poolest on see laev tõesti hiiglaslik. Selle pikkus ulatub 217 meetrini ja laius 42 meetrini. Tekiala on üle 7000 ruutmeetri, mis on piisav, et vedada suurt naftaplatvormi või mitut laeva. Kogukaal, mida see suudab tõsta, on üle 57 000 tonni ja see võib vedada kuni 63 000 tonni kaupa. Costa Esmeralda on tohutu kruiisilaev, mis alustas sõite aastal 2019. See on üks maailma suurimaid ja tuntud oma luksusliku disaini ning suuruse poolest. Selle pikkus on 337 meetrit ja laius 42 meetrit. Selle kogukaal on üle 185 000 tonni. Laeval on 20 korrust, mis suudavad mahutada tuhandeid reisijaid. See suudab pardale võtta üle 6500 reisija ja rohkem kui 1600 meeskonnaliikme. Seetõttu on see nagu ujuv linn, millel on oma elamud, töökohad ja rajatised. See laev kuulub niinimetatud Helios klassi ehk XL klassi, mis on loodud eriti suurte laevade jaoks. Tekid on avarad ja suudavad mahutada väga palju inimesi. Samal ajal on Costa Esmeralda pardal 1550 kajutit, 3-korruseline avar aatrium, kaubanduskeskus, veepark, mitu ujulat ja 260 meetri pikkune promenaaditekk. See on kujundatud nagu kuurort merel, kus reisijate kogemus laeval on sama oluline kui nende sihtkohad. Sellel on ka oma Angionguassa on sinu psühhopaatliku käitumise üks puudusi ja disain Italiast. Number 5. Gloptic Tokyo. Meid on vaja, et teie rahvas tunneks end tugevamana. Vastasel juhul ei saa te oma olukorda muuta. Seetõttu on see ka tema jaoks oluline. See on nagu austus, mida on vaja. Bigat na barko na naitayo. Ang Gloptic Tokyo ay ginawa sa Ishikawa Harima Heavy Industriesi poolt ettevõttele Gloptic Tankers Suurbritanniast.
selle pikkus on 378 meetrit ja laius 68 meetrit. Kui see on täielikult koormatud, suudab see vedada 483 000 tonni naftat. See on tohutult suur laev, mis on spetsiaalselt ehitatud selleks, et vedada naftat Lähis-Idast maailma lääneossa. Laeva disain on lihtne, kuid väga suur. Sellel laial tekil on ruumi peaaegu 4 miljonile naftabarrelile. Number 4. Harmony of the Seas. Harmony of the Seas on üks maailma suurimaid laevu. See lasti vette 2016 aastal. See kuulub niinimetatud Oasis klassi, mis on suurte kruiisilaevade grupp, mis oma suuruse ja mahutavuse poolest meenutavad väikseid linnu. Selle pikkus on 362 meetrit ehk 1100 jalga, 288 jalga. Laius on 66 meetrit ehk 217 jalga. Kui see esmakordselt välja tuli, oli see kõige laiem kruiisilaev ja üks suurimaid kaalu poolest. Selle kogumahutavus on üle 226 000 brutotonni. See mahutab üle 6600 reisija ja sellel on üle 2300 meeskonnaliikme. Kokku mahub siia peaaegu 9000 inimest. See on rohkem kui mõne linna elanikkond. Sellel on 18 teki, 24 lifti ja üle 2700 toa. Samuti on seal park, kus on üle 20 000 taime. Laeva disain on eriline, sest keskel on avatud ruum. Number 3. Prelude FLNG. On olemas üks laev, mida ei usuks, et inimene suudab teha. See on Prelude FLNG ehk ujuv veeldatud maagaasiplatvorm. See ei ole lihtsalt laev, vaid see on suurim ujuv struktuur, mis kunagi tehtud. Selle ülesanne on võtta gaasi merepõhjast, puhastada see, muuta vedelaks ja seejärel hoiustada. See on nagu laeva, tehase ja suure lao kombinatsioon keset ookeani. Seda hakati kasutama 2013 aastal ja see toodi Lääne-Austraalia piirkonda 2017 aastal. Prelude on väga suur. Selle pikkus on 488 meetrit ja laius 74 meetrit. Täislastis kaalub see kuni 600 000 tonni. Et paremini ette kujutada, see on raskem kui 6 Nimitz-klassi lennukikandjat kokku. Vaatamata oma tohutule kaalule ja suurusele ujub see merel ning suudab töötada isegi tugeva lainetuse ja tuule korral. Prelude tehti selleks, et saada gaasi kaugematest piirkondadest, kuhu oleks keeruline ja kulukas torujuhet maale ehitada. See asub Browse Bassinis umbes 400 kilomeetrit kirdes Broomist Lääne-Austraalias. Number 2. Boca Vanguard. Boca Vanguard ei ole lihtsalt laev. See on tohutu platvorm, mis suudab vedada teisi laevu, naftaplatvorme ja suuri struktuure, mis ei mahu tavalisse kuivdokki. See on poolsukeldatav raskeveolaev ja seda peetakse oma klassi suurimaks kogu maailmas. See on 275 meetrit pikk ja 70 meetrit lai. Tekipind on väga avar. Sellele saab laadida väga suuri esemeid. Selle ainulaadne võime on kogu teki vee alla laskmine. Kui toimub laadimine, täidetakse ballastipaagid veega, et tekk vajuks vee alla. Seejärel asetub see ujuva laeva või naftaplatvormi alla. Kui asend on õige, eemaldatakse ballastist vesi ja tekk tõuseb koos kaubaga aeglaselt üles. Selle tõttu ei ole vaja kraanat ega muid raskeid seadmeid. Selle ehitas Hyundai Heavy Industries. See ehitati ja lasti vette 2012 aastal nimega Dockwise Vanguard, kuid aasta hiljem muudeti selle nimi Boca Vanguardiks. Avatud teki suurus on peaaegu 20 000 ruutmeetrit. See suudab vedada kuni 110 000 tonni. Isegi nii suure laeva puhul suudab see siiski saavutada kiiruse kuni 14 sõlme ehk peaaegu 16 miili tunnis. Sellel on ka süsteem, mis võimaldab laeval püsida paigal ühes kohas isegi keset merd. Number 1. Valimax Ore Carriers. Valimax Ore Carriers ehitati selleks, et vedada rauamaaki Brasiiliast erinevatesse riikidesse, Aasias ja Euroopas. Need laevad kuuluvad ja neid haldab ettevõte Val SA, mis on üks suurimaid kaevandusettevõtteid maailmas. Iga üks neist suudab vedada peaaegu 400 000 tonni kaupa. Seetõttu peetakse neid maailma suurimateks puistlastilaevadeks.
tänu oma suurusele ja võimekusele kasutatakse neid tõhusamalt pikkadel reisidel kui väiksemaid laevu. Valimaks lasti esmakordselt vette 2011 aastal laevaga Val Brasiil. Järgmistel aastatel lisati veel palju laevu, kuni Valimaks klassi kuulus juba ligi 70 alust. Nende ehitamine toimus erinevates laevatehastes Hiinas, Lõuna-Koreas ja Jaapanis. Nende laevade disain ja ehitus on suunatud suurema kandevõime ja pikema tööaja tagamisele ilma sagedaste reisideta. Iga Valimaksi pikkus on umbes 360 meetrit ja laius 65 meetrit. Sellel on 7 lastiruumi, mis suudavad vedada tohutul hulgal rauamaaki ja selle kiirus on umbes 50 sõlme. Seda käitavad väga võimsad madalapöördelised diiselmootorid, mis suudavad laeva edasi viia. Vaatamata oma suurusele on selle kütusekulu väiksem ning tänu tõhusamale disainile on ka süsinikuheitmed ühe veetava tonni kohta madalamad.